midagi ühist. Taunime seda, mis elus on tühist. Naerame ühiseid asju, oleme ühte meelt, et õigust ei saagi leida valede teelt. Et aktiivsed lollid on passiivsetest valdavalt ohtlikumad. Et üksi on valus vaadata loojuva päikese kuma. See on nagu lõplik minek. Sul on samad valud ja samad rõõmud, mis minulgi, ja teadmine, et mida rohkem su ümber on rahvast, seda enam oled sa üksi. Miks siis? Me läksime teineteisest mööda veel eile. Täna on teistmoodi päev. Täna ei häbene sõnad mu suust end näidata sulle. Täna võib olla, et sinagi avad enese mulle ja ütled, et hoiame ühte. Mis siis, et aastad me vahel on natuke võõrad ja kauged, veel oma vahel, sõprust ju see ei sega, ega. Nii et tere tulemast kõikidele sõpradele sõbrapäeva eel siis meie armsasse raamatukogusse ja avaksime siis näituse Uljaste õhtud. Ja see näitus on siin majas, no mõned pildid on enne olnud ja tänu Sassile on tõesti meil seda Uljaste pilte ja kõik võimalikke nii palju olnud siin majas, vast 3. näitus suurem. Seda ei saa nüüd 1-2 sõna ega 1-2 minutiga ära ütelda, sest siin on ikka pikad tunnid, pikad päevad, pikad kuud, pikad aastad. Ta on niimoodi siis salvestunud siia esialgu väikse aparaadiga ja siis pärast natuke suuremaga, pisikene pilt ja nüüd on ta jõudnud siia siis päris suurena esimesest korda siia raamatukogu seinale. Varem nad kusagil mujal olnud ei ole, väiksemas variandis küll, aga nagu täna siin, see on esimest korda. Ja ega ma rohkem tahagi rääkida momendil, kui kellegi pärast midagi küsida on, ütleme ühe või teise pildi kohta. Igal pildil on oma väikene elulugu, kuidas ta on saanud ja miks ta on niimoodi ja miks ma olen teda pilti või seda loodust sellel hetkel näinud. Kui te selle ükskõik millise pildi ette seisate, siis mõelge, et kunagi mina seisin niimoodi silmitsi näoga järve poole või metsa poole ja siis sealt siis järsku leisin ühe sellise sähvatuse, mis on siia nüüd siis talletunud. Et nad tunnevad meie Uljast ära, et see on tõesti ilus järv, mis meie piirkonda on antud ja luuletaja Severianin on teda ju võrrelnud Baikali järvega ja sina Uljaste miniatuuris oled mulle Snjavšisa Baikal, no ei saa, ei oska tõlkida täpselt, eks ju, et keegi peaks selle ära tõlkima, aga fotoaparaadiga käivad päris paljud Uljastel ja pildistavad ja mina olen ka selle kiiksu nüüd saanud, kuigi seebikarbiga, aga ma olen väga ilusaid fotosi Uljastest saanud. Ja ei saa üle ümber sellest suurest albumist, mis on kõik Sassi töö ja siin on siis Looduskaitse Seltsi pildimälestusi aastast 1973 kuni 2005. Ja ka Uljaste rajad ja koostanud Aleksander Sinimäe, et see on väga väärtuslik album, mõni jõuab seda sirvida, vaadata, meelde tuletada ja eelmisel aastal, kui oli 100 aastat Paulpere sünnis, siis Sass nägi nii palju vaeva ja pani Paulpere loo ja Stella siin aitas tal seda trükikirja panna nii, et ka trükkise sai siis valmis, et seda on võimalik ka teil siis vaadata siin. Ja taga on Uljaste oos sügisel 1996. Kerge tuulevine, mis paneb vee virvendama ja fotokaamera oli mul pisikene, nagu ta vanasti sellal nimetas, Jeebikas. Õnnestus Uljaste kalamehe kaldalt tehtud pilt. Üle järve paistab Uljaste ujula koht, selline ilma metsata liivarand ja järve kaldal põline paju. Täna enam seda puud ei ole seal. See foto on 1996. aasta sügisel, vist on varane sügis oli, on augusti lõpp, kui mets läks varakult, ütleme värviküllaseks, kuldne sügis Uljaste järve eeskaldalt. See on 1999, suvi oli algamas ja Uljaste järv kummaliselt sellel õhtul muutus punaseks nagu purpurlooris ja päike on veel kõrgel, üleval paistab seal puuvarade vahel jälle laik. Selline purpurvina oli järve kohal ja varjud on veel tugevalt, ütleme, kallal ilusasti nähtavad ja ka järve pinnal.
Edasi, kun selle foto kallale lähme sen samasta 1999 Uilasten järven taha päikkä on loojunut. Just metsä serval vielä eilen laikka on märkatta ja varjut hakkavat taantuma. Muuttu selliseksi kuitenkin nagu tiineksi, raskeksi. Ja se punainen purppurvalgus hakkas hajuma, sest hämarik astus oma samme. Ja se on Uilasten eeskaldalt 1996. Ilus sügis. Sama, missä onkin horisontaaliset esimmäinen piltsin vaattasimme. 12. mai 1998, 7 autoga ja järsku ja vihma sadas ja järsku näkin asfaltin päällä päikkäisen laikku. Palusin peatota ja sainkin ilusa päikkäisen loojuisen hetke. Päikkäisen vaattaa takaisin, jättää teille oma tee, että mä tulen takaisin. Aastal 2000 talveöhtu. Sojakraad on -2. Kylmän pandut osa jäät, vai osa järve jopa jäässä, on jääpeekel. Siinä likemmal on veepinnalla väike virventus ja päikke ei näytä ennast ainut pilve takant peegeltub järvelle. Ilusa, särava, ymmarguse laiku näidates, että varsti tuleb kevad, olgugi et on talve algus. Ma ei tunneta, et midagi luulelisust oleks siin minu jutus, aga ta tegelikult on ju niimoodi, et loodus, inimene on ka osakene loodusest ja loodusest käies ja suheldes nii taimede kui lindude kui loomadega, siis paratamatult, ma ei tea, mõte hakkab niimoodi liikuma. Inimene ei tohi unustada kunagi seda, et tema on osakene loodusest. Ja mida me kaugemale loodusest eemaldume, seda vaesemaks me jääme. Seda raskem on meie tulevastel põlvedel elada. Mida vähem loodust, seda raskemaks läheb elu. Sääl, kus rukkiväli lagendikul heljub, kõrge kuusi kohab näen õlvakuul. Väike majakene maantee ääres seisab, lapsepõlve kodu oli sääl kord mul. Palju päikest oli sääl ja palju lilli, rõõmsalt mängisin ta lehispuude all. Kallis mälestus, mis mul neist päevist jäänud, seisab kustumata hinge sügaval. Nüüd ma vanaks saan ja mälestusis elan, noore põlve unistuste riigis veel. Mis kord lapse meeli amatledes täitis, seisab vanal selgelt vaimu silma ees. Kodus oli kõik, mis ihaldasin iial, et küll hilja seda mõistsin hinnata. Säält kord vanemad mind saatsid eluteele, nüüd nad muru mulda pandud puhkama. Ja mu neiu, kelle sarnast teist ei leidu, minu noore põlve päike oli ta. Nüüd ta puhkab ammu külmas kalmukambris, mina rändan ilmas ümber üksinda. Tahaks koju jõuda, võtan reisikeppi,
mu õnnemaa on kadunud pettepilt. Küll palju pikki aastaid mööda läinud, lapse kodu ei kaob meelest iial.